Tere kõigile ja käes on taas meie elustiili Zoom. Ja täna me räägime siis ja jutustame sellest, miks sügisel vajab meie keha rohkem soojust ja kuidas need soojad eeterlikud õlid saavad meid selles siis väga tõhusalt aidata. Et nende soojade õlide aroom ei ole pelgalt mõnus lõhn. Et see on nagu selline väga selge ja loogiline osa sellest ka, kuidas keha püsib meil tasakaalus. Et kui ilm muutub ja loodus tõmbub ka ju tagasi ja kokku, siis Hiina meditsiini järgi sügis on metallielement. See on aeg, mil energiad hakkavad liikuma kõik väljast sissepoole. Loodus, inimene, kõik me hakkame valmistuma puhkeperioodiks. No meie ühiskonnas on see natuke keerulisem, sest meie kõik nagu hakkame kõik kursusi alles läbi siin viima ja koolides käima ja õppima, siis aga me teame, et tegelikult loodus ja me ise inimestena, me hakkame valmistuma puhkeperioodiks. Ja see periood on seotud siis kahe organsüsteemiga, kops ja jämesool, mis hoolitsevad Hiina meditsiinis siis selle eest, et me saaksime vastu võtta uut kevadel ja laseksime vana lahti, mis on valmis. Et nii füüsilisel kui siis ka emotsionaalsel tasandil. Ja kui see liikumine, see loomulik liikumine on takistatud, võib-olla me tunneme ennast rohkem melanhoolsena või kurvana või me tunneme üldse, et me oleks seest nagu tühjad või meil on külm või me oleme rohkem väsinud. Et siit tuleb mängu see soojus ehk yang energia, mis aitab siis kehal ja meelel liikuda koos selle looduse rütmiga. Ja Hiina meditsiini üks põhimõtteid on äärmiselt lihtne. Külm stoppab ja peatab ja soe paneb liikuma. Kui see külm nüüd meie kehasse koguneb, olgu see ilmast, toidust, stressist, siis aeglustub meie elujõu liikumine. Ja selle tagajärjel me võime siis kogedagi selliseid asju rohkem võib-olla, mida me suvel ei koge, nagu külmad käed ja jalad ja väsimus, raskustunne. Ja samamoodi jälle ka need pinged, lihastes, liigestes, seedehäired, köhad, hingamine on kinni rohkem. Et see sügisene niiskus ja jahedus tegelikult suurendavad neid sümptome ka. Ja keha vajab sügisel eriti veel soojust, et veri ja energia siis liiguksid äärmiselt vabalt. Seda saab toidust, liikumisest, aga väga-väga tõhusalt soojendavatest eeterlikest õlidest. Et võib-olla ennem, kui Maris ja Margit räägivad täpsemalt õlidest, ma ütlen, et nendel soojadel õlidel on yang energia. Yang energia on siis nagu tuli. Ja see tuli stimuleeribki vereringet, ta soojendab meie organeid ja hajutavad seda külma ja niiskust. See tähendab seda, et nad taastavad energia liikumise ja toetavad siis meie erinevaid kehasüsteeme. Näiteks, kui sa hõõrud tilga, ingverit või cinnamoni oma kätele, jalgadele või hingad sügavalt sisse, siis tekib soe tunne. Aga see pole lihtsalt ainult tunne. Et keemilisel tasandil need õlide keemilised komponendid stimuleerivad vereringet ja närvisüsteemi. Ja see annab kehale signaali aktiveeru ja liiguta. Et sellepärast on need soojad õlid nii olulised, et soojad õlid aitavad meid sellel sügise perioodil immuunsusel paremini toimida, sest nad suurendavad ka lümfivoolu ja loovad siis kehas keskkonna, kus siis igasugustel pahalastel on ka raskem kinnituda. Et selline, ma ütlen, et sügis on tegelikult selline aeg, mil meie keha vajab toetust. Mitte turgutust,
kevadel hakkame turgutama ennast, aga praegu vajab keha pigem toetust ja soojad õlid on siis just need, mis aitavad kehal siis paremini liikuda, seedida, hingata, vabastada. et ja ütleme niimoodi, et kaasaegses tähenduses tähendab see soojad õlid paremat vereringet, tugevamat immuunsust ja stabiilsemat närvisüsteemi. Ehk ma annan nüüd sõna siis teile, armsad Maris ja Margit, ja äkki te räägite nendest soojendavatest õlidest veel lähemalt? Ja tere minu poolt ka, aitäh Eeva sellise mõnusa sissejuhatuse eest siia sügisesse. Ilmselt kõik on juba omal nahal natukene tundnud seda, et on külm ja kõle ja tahaks natukene nagu sossult teki sisse pugeda ja sooja tassi kätte võtta. Aga nagu Eeva ütles, nii tore, et meil on olemas soojendavad õlid. Ja et mitte külmetada, siis just nimelt nüüd otsi välja oma kodusest karbist kõik õlid, mis on siis vürtsid, mis on oma olemuselt soojendavad, tulised ja võta julgelt need kasutusse. Pane neid difuuserisse, nagu Eeva ütles, et nad ei pea ainult naha peal sulle seda põletavat, soojendavat emotsiooni nagu tunnet andma, vaid just nimelt, et nad töötavad siiski meie kehakeemia ja ajukeemia baasil. Nii et pannes neid mõnusaid soojendavaid õlisid või ka segusid, meil on väga mitmeid toredaid segusid, mis on soojendavad, pannes kasutades neid difuuseris, siis sa saad kohe käivitada oma kehas need soojendavad protsessid, mis tõstavad tuld. Aga ilmselt me ju kõik teame seda, et tuli võib olla soojendav, aga tuli võib olla ka hävitav. Kui tuld on liiga palju, siis ta põletab kõik maha. Ja see on üks põnev tahk siin eeterlike õlide maailmas, millest võib-olla me ei olegi väga palju rääkinud, aga just need sellised kuumad õlid on üks hea koht, kus tuua sisse see, et see käib nii Hiina meditsiini nagu süsteemide baasil, kui ka tegelikult olme kõige baasil, et see ei ole ainult Hiina meditsiin, vaid see ongi nagu elu, et meil peab olema tasakaal. Me ei saa tõmmata ainult tuld ülesse, sest kui tuld on liiga palju, siis ta põletab kõik maha. Kui tuld üldse ei ole, siis kõik hangub, kõik jääb seisma, kõik nagu tardub, läheb jäässe. Jälle kaks erinevat äärmust, aga meil on vaja tasakaalu. Ja kui sa vaatad meie eeterlike õlide segusid, võib-olla sa ei olegi kunagi niimoodi mõelnud, aga hea mõte on korraks neid vaadata sellise pilguga, et üks meie tuntumaid segusid näiteks OnGuard on teada-tuntud soojendav segu, mis ongi mõeldud selliseks sügiseseks aastaajaks. Siin on sees meil on ju nelk, kaneel, apelsin, roosmariin ja eukalüpt. See on väga-väga hea segu, mis soojendab, mis liigutab, mis hajutab külma ja tõstab sellist tulde elujõudu. Aga nagu ma ütlesin, kui tuld on liiga palju, siis mis võib juhtuda? Me põleme läbi. Põhimõtteliselt tulebki tuli ja käib meist üle, me põleme läbi ja see ei ole ka hea. Meil võivad tekkida füüsilised sümptomid, mis on nagu reaalselt ka selline nagu punetus või kuuma tunne ja sellega kaasnevad ka meie emotsionaalsed sümptomid. Me võime muutuda hästi ärrituvaks, me võime nagu nähvata, me lähme ise tuliseks, me hakkame salvama, ärevused, kõik sellised asjad tulevad ülesse. Et see on kõik seotud sellega, kui meil on liigselt seda tuld kehas. Ja kui sa nüüd märkad ja vaatad hoolega, kuidas need segud on tehtud, siis vaata näiteks siin OnGuardi sees. Meil on tulised õlid, aga siin sees on näiteks apelsin ja eukalüpt, mis tegelikult ei ole ju tulised õlid. Ja need just nimelt kõikides nendes tulistes või soojendavates segudes on sees tasakaalustajad.
ehk siis me ei saa käia ühes äärmuses ja teises äärmuses, vaid ideaalne on see, kui meil on tasakaal. Ja teha seda, et kõik sellised segud on loodud nii, et nad on tasakaalus. Meil on siin tuleelemendid, mis tõstavad ülesse ja samas on meil natuke neid jahutavaid või on maandavad, nagu on ka vahel on ju hästi ergutavad segud, kus siis on midagi maandavat sees, tulised segud, kus on jahutavad sees. Et see tasakaalustamine eeterlike õlide maailmas siis tähendab seda, et meil üks pool ei käiks üle pea, et tuli ei läheks üle pea, et energia ei tõuseks liiga kõrgele, vaid et meil oleks see tasakaal ja me haldaks kõike. Ja see, et me paneme tulisele õlile midagi jahutavat juurde, ei nulli seda soojendavat efekti ära, vaid vastupidi, tekib selline sünergia, kus kõik jääb tasakaalu. Täpselt sama hea näide on meil näiteks Deep Blue. Deep Blue segus, täpselt sama asi. Kusjuures Deep Blue on selles mõttes ka hästi huvitav, et Deep Blue sellist tasakaalustavat toimet ilmselt igaüks on omal nahal ka tundnud. Kas sa oled mõelnud kunagi, miks osadel inimestel Deep Blue teeb soojaks ja teisel inimesel teeb nagu külmaks selle tunde või reaktsiooni? Vaat see näitabki ja viitabki seda, kuhu poole äärmusesse sina oled läinud, kumba poolt sul on vaja tasakaalustada. Sest Deep Blue's siin samamoodi sees sellised aktiivsed, soojendavad ja liikumist loovad komponendid nagu kamper ja ilang-ilang, kuid samamoodi on siin sees siis need rahustavad ja tasakaalustavad õlid, mis siis on need erinevad kummelid, mis meil siin veel on, Blue Dance'i, Wintergreen, nii huvitavat Wintergreen tundub, et on ka nagu tuline õli, tegelikult on ta ka tasakaalustav siin sees, ta on liigutaja, ta on tasakaalustav. Nii et näed, et jälle on kokku pandud sellised erinevad pooled, täpselt samamoodi Zen-Kest on ju, meil on siin sees seede tuld tõstvad õlid ja samamoodi on siin sees ka maandavad ja nagu rahustavad õlid. Et ei ole ainult ühte äärmust, on ju, Zen-Kestis ka on ju, ingver ja aniis tõstavad, on soojendavad ja piparmünt, fenkol on sellised rahustavad, jahutavad, liigutajad. Et kõik need segud on nii ägedalt tegelikult tehtud, et nad ei jää ainult ühepoolseks. Ja kui sa ei ole enne nagu mõelnud selle peale, siis mõtle. Üks asi, et nad on teadluslikult niimoodi kokku pandud, aga kui sa mõtled hästi loogiliselt enda peale, näiteks kui sa paned difuuserisse või miks me üldse lisame vürtsidele juurde tsitruselisi. Näiteks teeme mingi mõnusa tassitäie sooja kakaod või üldse nagu miks me paneme näiteks koogis või ka kakaos kaneel, kardemon, hästi mõnusad tulised õlid, soojendavad õlid. Miks me paneme sinna tilgakese apelsini juurde või vahel samamoodi kaneel ja piparmint käivad väga hästi kokku. Siuke tundub nagu, see on magustoidus match made in heaven on ju. Aga tegelikult me teeme alateadlikult ka täpselt seda sama asja. Ja parimad tasakaalustajad ongi tsitruselised. Sa võtad oma tulise vürtsi, paned sinna juurde selle tsitruselise, mis rahustab selle maha, tasakaalustab. Piparmint on juba, sa tunned ise, et ta on hästi jahutav, on ju, toob seda tuld alla. Ja jäta meelde see, et see ei nulli seda soojendavat toimet, et piparmint ei nulli seda sooja, mis ingver või kaneel või kardemon või mis nad kõik teevad, vaid ta aitab kehal püsida tasakaalus ja hoida tasakaalu, et mitte ennast läbi põletada. Et see läbipõletamine on, no tuli on ikkagi ohtlik, kui teda on liiga palju. Et just nimelt nagu ma ütlesin, et sa võid saada nii füüsilisel tasandil endale need liigsed tule nagu reaktsioonid, aga täpselt sama on siis emotsionaalsel tasandil, et sa vahel võib-olla ei mõtlegi, et ma olen siin kasutanud seda ingverit, järjest mul käed-jalad külmetavad, muudkui panen või piprad, et panen muudkui alla, et mul on hea soe.
aga hullult närvi ajab kõik ja veri läheb pähe ja vot, aga tuli vajab tasakaalu. Et selles mõttes ka, no siin ei lähe nagu võib-olla väga sügavalt sellesse Hiina meditsiini aspekti, kus meil on ju viis erinevat elementi, et mis mida tasakaalustab, et kui see huvi pakub, siis see võib täiesti eraldi nagu teema olla, millest rääkida, aga püsides praegu siis nagu nendes tuleelemendi juures ja tuliste õlide juures, siis tea, et tsitruselised on väga-väga head nagu tasakaalustajad ja, ja geraanium on ka üks selline põnev õli, mis sobib alati tasakaalustamiseks. kuigi ei ole ta ju tsitruseline, aga kuna ta toetab meie hormonaalset süsteemi ja täpselt sama asi, kui meie hormonaalne süsteem on tasakaalus, siis meil on ka emotsioonid tasakaalus, siis on ka soe ja külm tasakaalus, ehk siis ükskõik kust poolt me seda vaatame, tasakaal võib tulla erinevate nurkade alt. Ja lihtsalt minu poolt selline väike huvitav aspekt siia juurde, kuidas neid tuliseid õlisid vaadelda ja mida siis võib-olla mõelda. Ja kui sa vaatad veel oma õlide karbis ringi, siis meil on seal ka varasemast igasuguseid põnevaid teisi õlisegusid, mis on praegu hea välja otsida. Hiljuti just oli saadaval, on ju, vanilla chai, ka väga soojendav, väga niisugune tuline õli. Loe ise koostis läbi ja vaata, mis mida seal tasakaalustab. Leidsin veel, oli Harvest Spice kindlasti selline õli. Margit räägib kohe nendest pikemalt. Holiday Joy kindlasti selline vana lemmik, mis meil on. Margit, mis sa veel leidsid karbist? Mis on veel sellised võib-olla segudest? Kas on midagi, mis ma... Ja ma ütlen tere siis ka tegelikult, on ju. Ei, ma ei otsinudki rohkem selles mõttes, et ma mõtlesingi ju, kust Eeva ennem rääkis, on ju, ja sina ka, et just, et kaks sellist vanemat, mida on ju doTERRA just toonud sügisesse välja, kui perekonnad hakkavad kokku tulema ja tekitab selle kodutunde ja mõnusa siukse cozy olemise, ongi just see Harvest Spice ja Holiday Joy. Need on nagu jätkuvalt sellised mõnusad, soojad ja tekitavad just selle sooja tunde, vaata, mida loob sinu mälestustes sinu perega koos olemine. Just näed, see soojus hoopis teisel nagu tasandil jälle, on ju, aga tegelikult mõjub hingele soojendavalt. Ja see uus vanilla chai täpselt samamoodi läheb sellesse kategooriasse, et mulle isegi oli üllatav, et ta nii vürtsikas nagu on. Jaa, aga Margit, mis meil veel on, mis nende soojendavad õlid, mis nad nagu teevad meile või miks neid kasutada või kuidas neid kasutada? Ja ma räägin mõnest, mis on meil nagu enim kasutatavad soojad õlid, et nagu juba Maris ütles, eks ju, siin mainis päris mitmeid ära, oli OnGuard ja mustpipar ja kardemon ja ingver ja nelk, et need kõik on soojendavad ja tsirkulatsiooni ergutavad eeterlikud õlid, on ju, aga igalühel neist on siis oma nüanss nii kehas kui emotsionaalses plaanis. Et kui me ennem rääkisimegi rohkem sellest keha asjast, on ju, siis nagu selle Harvest Spice'i ja Holiday Joy'ga tuleb välja just see emotsionaalne soojusu ka, on ju. Aga siis alustame otsast peale, et OnGuard, väga selline sügisene ja soojendav õli, nagu Eeva ütles, vajame toetust, on ju, et mitte siis seda kevadist ülespuustimist, vaid nüüd siis immuunsüsteemi toetust. Ja sinna OnGuardi segusse kuuluvad siis metsik apelsin, rosmariin, eukalüpt, mis on siis nagu Marisus täpselt rääkis, mis on nende ülesanne selles õlisegus, ja siis nelk ja cinnamon, mis on siis tugevalt soojendavad eeterlikud õlid. Ja OnGuardi enda toime sellise kooslusena ongi siis see, et ta on tugevalt soojendav, kaitsev ja immuunsust toetav segu. Ja sa võid seda määrida endale nahale, sa võid seda kasutada seespidiselt, sa võid seda panna difuusorisse. Nahale kandes on siiski soovitav teda kindlasti baasõliga lahjendada. Võib kanda selja peale, jalataldadele, rinnale, kätele, et vahest ongi, et väljas on nagu nii külm, on ju, ja sa tahad kätele seda soojust saada sisse, on ju, siis täpselt need soojendavad õlid on käte peal või siis talle alla panna väga head.
et nad teevad selle sooja tunde ja võivad naha isegi mõnikord täitsa punaseks teha, on ju. Aga kui sul on, kui nahk läheb punaseks ja on niisugune normaalne tunne, et ei ole nagu ärritav, siis on kõik väga hästi. Aga kui on selline tunne, et seda õli on natuke liiga palju läinud ja see ärritus läheb natuke liiga tugevaks, siis reegel number 1, ära mine veega maha pesema, on ju, vaid pane natuke seda baasõli juurde ja lahenda sellisel moel, et see kehtib kõikide soojade õlide puhul. Et veega me ei lähe siis eeterlikku õli enda keha pealt maha võtma, vaid kui vaja on lahjendada, siis või seda toimet natukene vähendada, siis paneme baasõli juurde. Aga OnGuardil on ka selline aromaatne toime, et kui me paneme difuusorisse, siis ta tekitab sellise päikselise ja kaitsva atmosfääri. Ja OnGuardi võib tegelikult panna ka näiteks vannivette, aga vannivette me ei pane kunagi ühtegi eeterlikku õli niimoodi, et tilgutame sinna vette lihtsalt õli, sest et ta ju üldse ei segune. Et mis me siis teeme, on see, et võime panna seda eeterlikku õli siis kas piima sisse või siis epsomisoola sisse ja niimoodi ta sinna enda vanni vette toetuseks ja soojenduseks panna. Ja näiteks selline vanni segu on väga hea, on OnGuard ja ingver, et 2 tilka OnGuardi, 1 tilk ingveri eeterlikku õli ja panna siis näiteks piima või võib ka mee sisse näiteks panna masinavette, et väga huvitav. Ja OnGuard, eks ju, on siis emotsionaalselt on ta siis kaitse võlisegu, on ju, et ta ongi siis kaitsesoojus ja samamoodi ka tugev piiride tunne, sest seal on see nelk sees, on ju, ja aitab vabaneda hirmudest ja avab südame usaldusele. Et ikkagi selline soojendav, et kui meil vaja on sellist emotsionaalset soojust ja sisemist julgust, siis soovitan kasutada OnGuardi segu. Ja üks teine selline üksikõli, mis on tugevalt soojendav, on mustpipar. See on sisemine tuli ja motivatsioon. Ta ergutab vereringet, parandab ainevahetust, soojendab lihaseid ja liigeseid. Et teda on soovitatud kanda ka siis näiteks enne trenni tegemist oma lihaste soojendamiseks, et kasuta natuke baasõli ja hõõru oma siis need lihased kokku enne, kui sa lähed trenni tegema. Ja kui sa kasutad musta pipart difuusoris, siis sinna sobib juurde väga hästi mõni tsitruseline, nagu Maris ütles, eks ju, mis on tsitruseliste ülesanne, või siis ka kardemon läheb sinna väga hästi, et siis loob sellise hubase ja ergutava lõhna. Ja kui aroomiteraappia koha pealt vaadata, siis must pipar loob sellise vabastamise tunde, et aitab vabastada emotsionaalset külmust ja hirmu. Et tema nimi ongi siis maskid maha. Et aitab sellest välja tulla. Ja öeldakse ka veel nii, et sobib väga hästi, kui soovid tunda end elusana ja autentsena. Taas seda kirge ja julgust, just nimelt, et me ei saa olla autentne, kui me kanname maske. Et mustpipar. Aga järgmine soojendav õli, millest ma natukene räägin, on kardemon. Kardemoniõli on meil ka õlisegus air täitsa sees. Et ta ei ole ainult siis nagu üksikõlina, vaid on ka segusse pandud. Ja tema on siis tasakaalustatud soojus ja sisemine harmoonia. Ehk siis ta oma toime poolest on soojendav, samas on ta pehme, toetab hingamist, seedimist ja meeleselgust. Samamoodi sobib jälle kanda teda baasõliga näiteks ka kõhu peale, just kui ta öeldakse, et ka on seedimise puhul hea on ju, et ta siis parandab seedimist ja külmatunnet vähendab ka. Ja siis ikka baasõliga koos. Ja mis on baasõli eesmärk ikkagi, kordame niisugused baasteadmised siia juurde ära. Baasõli eesmärk ei ole mitte see, et mingit asja lahjemaks teha, vaid just see, et ta püsib ka meie seal keha naha peal kauem ja tema toime on pikemaajalisem. Ja kui me tahame aroomiteraapet saada, siis selle kardemoniga, siis on ta difuusorisse väga meeldiv panna koos apelsini, ingveri või lavendliga. Et selline segu ka. Ja siis ta lõõgastab närve, annab soojust ja rahustab ärevust.
ja emotsionaalne toime on kardemonil, et ta on objektiivsuse õli, et ta aitab näha olukordi rahulikumalt ja selgemalt. Et kui juba ennem ütlesin, et ta on sisemise harmoonia õli. Et annab rahuliku sisemise tule, soojendab, kuid ei põleta, toob südamesse harmooniat. Üks teine õli veel, mida ma kasutan peaaegu et iga hommik, aga nüüd kuulates Marist, et järsku seda tuld on nüüd liiga palju saanud, ma ei tea. Mul läheb kohvi sisse ingverit, aga no samas mul on seda vaja, sest et ta on julguse ja enesejõu tuli. Et suurendab seda tuld minu sees ikkagi. Ta on tugevalt soojendav, stimuleerib jällegi vereringet ja immuunsust, annab kehasse energiat. Ja jälle me võime kasutada oma keha peal teda baasõliga koos oma kõhu peal, alaselja peal, jalataldadel, et tohutult mõnus ja soojendav eeterlik õli. Diffuusoris koos tsitruselistega või kardemoniga loob siis selle elujõutunde. Ja võib siis ka seespidiselt kasutada, eks ju, et paned siis kapslisse ja paned natuke baasõli juurde, kui soovid. Et siis anda endale sellist sisemist soojendavat toimet. Ja nagu ma ütlesin, mina kasutan teda kohvi sees, aga mitte üksinda. Mina kasutan kohvi sees seda ka koos cinnamoniga ja panen sinna Eeva näpunäitel ka juurde vaniljat. Mulle väga meeldib see kombo. Et mul on nad selliselt. Aga jah, siis kardemon iseenesest sobib väga hästi, kui sa soovid ja vajad motivatsiooni. Vabandust, mitte kardemon. See oli praegu ingver, millest ma rääkisin. Et kui sa vajad sisemist motivatsiooni ja sisemist tuld, siis ingver on väga hea. Aitab sul edasi liikuda. Ja siis on klaav, särav soojus ja enesekindlus. Klaav ehk nelk on ju. Ta on jällegi väga tugevalt soojendav, stimuleeriv. Ta on antiõli ja immuunsust toetav. Aga ta kindlasti vajab lahjendamist. Muidugi välja arvatud siis, kui näiteks on sul pind läinud naha sisse ja siis sul pole vaja lahjendada, sul on vaja pinnast see pind vaja nahast välja saada ja sellest valust lahti saada, on ju. Aga jälle, et massaažiks väga hästi sobilik ja samamoodi diffuusorisse või ka vannivette, et kõik need asjad on väga head ja kehale määrida siis koos baasõliga kindlasti. Ja ta sobib väga hästi, kui tunned, et sa oled energiast tühjaks ennast andnud. Et ta aitab sind sisemise jõu taastamisel. Aga ma ei rääkinud kahest segadust tekitavast õlist veel. Üks on kassia ja teine on cinnamon. Mõlemad on justkui nagu kaneel, eks ju. Aga ühe kohta öeldakse valekaneel, mis on siis kassia ja teine on siis nagu Ceyloni kaneel, mis on siis doTERRAl cinnamon. Cinnamoni võib seespidiselt kasutada nagu päris kenasti, aga kassiat pigem mitte, sest kassia sees on selline keemiline ühend nagu kumariin. Ja see looduslik ühend on selline, mis suurtes kogustes võib maksale kahjulik olla. Et kui sul on küsimus, et kumba nendest seespidiselt võtta, siis palun kasuta cinnamoni seespidiselt ja kassia kasuta pigem siis selle soojendava eesmärgi nimel oma naha peal. Nii et Ceyloni kaneel, cinnamon on pigem selline aroomi poolest ka pehmem, magusam, lillelisem, aga kassia on sellisem teravam, tugevam ja vürtsikam oma aroomi poolest. Ütleme emotsionaalselt, siis on cinnamon ka selline armastuse, usalduse ja sisemise soojuse avamiseks mõeldud õli ja toetab loomulikult vereringet ja aitab külmatundlikkuse korral. Aga kassia on enesekindluse, julguse, sisemise tule taasäratamise eeterlik õli. Ta on siis sügavalt soojendav, tugevalt stimuleeriv, kuid siis võib ka nahka kergesti ärritada, et kindlasti ära unusta lahjendamist nende õlide puhul.
ja mis siis veel, kui sul näiteks soovite mingit sellist massaažisegu, mis oleks nüüd hästi soojendav, siis võin välja pakkuda sellise segu, kui ma selle nüüd siit üles leian. Soojendavaks massaažiks on selline mõnus segu talveperioodiks soovitatud, mis on siis ka kaitsev ja elujõudu taastav. 2 tilka ingverit, 1 tilk musta pipart, 1 tilk kardemoni, 1 tilk ongaardi ja nende väikeste tilkade kohta 15 milliliitrit FCO-d. Need kõik on sellised tugevad ja soojendavad õlid, et kasutage julgelt seda baasõli siia juurde. Ja kandke siis seljale, rinnale või jalataldadele, et soojendab siis sinu keha, toetab vereringet, mis tekitabki see sooja tunnet meie kehas on ju ja tõstab seal juures ka veel meeleolu, mis on ka väga oluline. Nii, ma ei tea, kas midagi veel siia juurde öelda. Ma vaatan, et Eeval on ikka juba tükk aega lahti, ta on ennast ekraanile päris lähedale toonud. Hakka laduma. Väga jäingi lummatult kuulama, ma tegelikult ma ärkasin siis uuesti, kui sa ütlesid, et rääkisid, et meil on ju kassi ja cinnamon. Ja see vahe ongi niimoodi. Ja nüüd, et oleks nagu, kuidas ma tegin endale nagu selgeks mingil määral, et kumba siis kasutada ja millal. Et ütleme niimoodi, et see kassia on rohkem nagu sellisele üldisele külmatundele, et kui mul ongi nagu külm sees või kui mul on mingid valud või kui mul on vereringe on aeglane, et ta ei käi või mul ongi madal energiatase, et siis on nagu kassia parem. Aga cinnamon on siis, kui mõnikord, kui me katsume käeseljaga enda kõhtu, mõnel inimesel on kõht külm teatud kohtadest, siis sobib cinnamon paremini. Kas ülevalt või alt või niimoodi, eriti õhtul ja hommikul on seda hea katsuda. Et siis see näitab ka seda seedimise ja seda kohta, et siis jälle on selline cinnamon on parem ja selline üldine nõrkus, siis on ka cinnamon parem. Et ehk siis kassia on nagu tugevam, ta soojendab sügavamalt, ehk siis see jangi on nagu rohkem ja ta turgutab seda jangi hästi üles ja cinnamon on selline pehmem, ta soojendab siin seda keskust ja seedimist rohkem. Võib-olla on nagu, jääb lihtsamini meelde, et kumba ma siis kasutaksin. Ja siis üks, ma mõtlesin ka, et kõikidel, mul on linnakodus, mul on vann, aga siin mul ei ole vanni. Ja siis näiteks, et on võimalik teha ka ju sooja jalavanne. Ja minu jaoks on jälle üks väga suur lemmik on ingver ja siis vastavalt siis kas kassiat või cinnamoni, kuidas mul need sümptomid on. Panen siis ka emulgeeritud kujul, panen vette, et hästi aitab nagu just see väsimus, stress, külmad jalad või siis panen kui kassiat, siis on nagu selline üldine külm ja madal energiatase. Ja mustast piprast mul on, pole ammu meeles olnud, kunagi tegin sellist asja, et hommikul, kui tundsin, et kuidagi see jang ehk siis elu ei lähe nagu käima ja nagu jääkski sinna voodisse ja pikali, et siis vahelduseks tilk musta pipart peopesasse, hõõruda ja hingata siis sisse enne päeva algust, et see annab sellise energiatatši ja mingil määral ka sellist keskendumist. Ja üleüldse, et ikkagi nii nagu me räägime, et kui väljas on jahe ja niiske, siis ei tasu oodata seda, et mul juba hakkab külm, vaid ikkagi ennetavalt soojendav toit, liikumine ja meie palju nippe selle õlipuudutusega. Ja see ka, et minu arust me ei peaks nagu pelgama seda, et sügis tähendab seda, et nüüd energia kaob. Et see lihtsalt muudab veidi oma suunda ja meie ülesanne on siis seda, kuidas ma ütlen, selle suunaga paremini juhtida. Jah, just kaasa minna ja vaadata ja toetada siis iseennast.
vot need olid minu mõtted, mis mul tulid, et ma siia nägupidi ekraani tulin. ja, ja aga siis just. ma korraks, Maris, ennem kui sa kohe jätkad, on ju, et lisaks sellele, et me saame seda oma keha peale määrida ja difuusorisse panna, on ju, ja vanni panna, me saame panna ju, nagu ennem Maris ka mõtles, on ju, toitude sisse, jookide sisse, mina panen kohvi sisse, aga just see nime, et me teeme, paljud teevad ka smuutisid, on ju, et mina ei tee endale külma smuutit, sest et külm jook, eriti praegusel perioodil, ei ole minu lemmik, ei ole ka minu keha lemmik. Et mina ikkagi täiesti, kui ma teen toortatart, leotan kuuma veega, on ju, siis ma panen pärast ikka sinna smuuti sisse, panen veel seda sooja vett ka juurde ja siis ma panen need soojendavaid õlisid sinna, et külmale smuutile soojendavad õlid, nad ei suuda ära tasakaalustada seda külmatunnet, mis need külmad taimed seal smuuti sees teevad, et seda ka ja pannkookide sisse võib panna ja kakao sisse võib panna ja kõik igast asju, ühesõnaga laske nagu fantaasial lennata. Ja head meeldetuletused just nimelt, et teie vanni jutu peale, kuna minul ka vanni ei ole, aga ma ka ei armasta eriti vanni ja jalavannide peale ma pole tulnudki, et neid veel mingi soojendava õliga teha. Isegi mina saan häid nippe siit. Aga minul on ka viis, kuidas ma neid kasutan. Mina teen kehakoorijaid ja sinna samamoodi panen sisse siis kas kaneeli, ingverit kooslustega ja siis ma hakkasingi mõtlema, et mis mu lemmikkooslused on olnud, et tegelikult nagu ma algul ka rääkisin, et me juba oma noh, nagu loomuomaselt tasakaalustame neid, et täpselt, et paned ka sinna koorijasse kaneeli ja apelsini või ingverit ja võib-olla seal küpressi ja et noh, et tekitadki selliseid koosluseid, mis on tegelikult automaatselt tasakaalus. nii et kehakoorijaid kas siis soola või suhkru baasil ka hästi lihtne kodus teha, väga-väga julgustan kasutama ja siis, kui sa siis veel hõõrud, on ju, see liigutamine, mehaaniline koorimine teeb, ergutab vereringet, lisaks siis õlidele on ju mehaanilise poole pealt ka ja teed oma kehale igatpidi head. Minu lemmik on ka kardemon kindlasti kakao sees, millest ei saa üle ega ümber, et kõik, kes on mu kakaod joonud, ilmselt ei ole seda saanud ilma kardemoni eeterliku õlita. Et annab sinna siis nii palju vägevaid omadusi, et just nimelt, et ärgem peljake kasutada neid toitude sees ka, et see on võib-olla ka selline natuke liiga vähe kasutatud valdkond, et ja difuusi me kasutame kehal, aga julgelt söödavad taimed toidu sees, mida kõik siis vürtsid on meil nii tuttavad söödavad taimed, et julgelt kasuta seal, kus sa paneksid pulbrina kaneeli, pane tilgake kaneeli, aga arvesta, et alguses võib tunduda tilgake näiteks kaneeli või kardemoni väikse kohvitassi peale liiga palju. Alusta siis kas puudiku tehnikaga või ja aga usu mind, kui sa oled harjunud, siis see on väga mõnus. Nii et nagu Eeva ütles, me ei pea juba ette kartma seda külma ja pimedat aega, vaid me peame ennast ja oma energiat juhtima ja õnneks on meil teadlikkus ja õnneks on meil soojendavad õlid olemas, mis siis nüüd karbis ettepoole otsida ja aktiivselt kasutusse võtta. Ja kui sa vaatad salvestust, siis jaga pärast kindlasti oma lemmikuid nippe, kuidas sina oled neid kasutanud varasemalt soojendamise eesmärgil, mis on sinu talvenipid nende õlidega, kuidas sa toidus neid kasutad. Inspireerime üksteist ja jaga neid oma nippe ja märkamisi, taipamisi ka. Varsti tuleb lumi maha ja on vaja väikeste lastega tundide kaupa õues olla, et siis ka tea, et väike ingver ja pipar talla alla saapa sisse ja kinnaste sisse hoiab sind soojas, hoiab vere liikumas ja need külmetavad inimesed ei pea külmetama, vaid külmetavad inimesed saavad ka soojaks. nii et nautigem tegelikult seda sügist ja saabuvat talveaega, et me saame selle ise enda jaoks mõnusaks teha. Kohtumiseni järgmisel korral. Tšau!